tere! Niisugune tunne, et appi ma pole nii kaua teiega rääkinud. Tegelikult oli see just üle-eelmine nädal, kui me käisime honeymoonil. Nii, ma tahtsin rääkida seda, et ma hakkan tegema paari projekti kodus ja siis ma mõtlesin, et ma võtan teid kaasa vahelduseks võib-olla sellele, mis nagu tavalistele vlogidele. Et ma filmin oma mingeid koduprojekte, mis ma siin teen. Ma just otsisin kotist oma väikest märkmepaberit. Ja nüüd mul on vaja oma väikest raamatut, millest ma teile räägin ja millega ma olen obsessed. Teate, ma istun siia kontorisse, sest ma tegin eile kontori kõik korda. Ma oleks võinud teha pilti, milline see enne oli versus milline see nüüd on, sest et see oli ikka horrific. Igal juhul mina siis hakkan tegema rõdu peale ja tuppa meile nagu istutama mingeid maitsetaimi ja mingeid siukseid taimi, mida me saame süüa. Ja selle jaoks ma kasutan sellist raamatut ja nüüd mulle täiega meeldib see raamat. Ma sain selle reaalselt, ma käisin kuskil, ma Solliga jalutasin ja siis ta ütles, et mul on joogiannu, lähme ostame juua. Ja siis me käisime ergioskist läbi ja siis seal, kui ma kassas olin, Viru ergioskis, kui ma olin kassas ja siis vaatasin neid raamatuid, mis neil seal nagu kohe vasakul oli ja siis ma nägin seda ja ma olin mingit appi. See oli 10 euri, mis on nagu, ma ei tea, ergioski raamatu kohta. Kuidagi tundub veits palju, aga tegelikult see on ülihea raamat. Nii et ma nagu hea meelega maksaks selle eest isegi 15. Sest et siin põhimõtteliselt selle nimi on Aknalaua aednik. 50 lihtsalt kasvatavat taime, mis annavad kodule uue ilme. See küll räägib nagu enamus taimed on sellest, on selle jaoks, kui sa tahad toas kasvatada. Aga kuna mu rõdul ma saan panna need klaasid ette, siis see läheb ülisoojaks ja see põhimõtteliselt sama, mis tuba. Võib-olla isegi kasvuhoone moodi. Aga siin on ülilihtsalt ära selgitatud nagu, kuidas neid taimi, kas sa paned seemned, kas sa võtad mingid istikud, igast erinevat moodi. Mis asju sa saad kasutada selle asemel, et osta poest nagu mingi 10 uut potti, et ole nagu leidlik ja siin kuidagi see raamat on just nii hea. Näiteks ma näitan, ma panin siin omal need, mida ma tahaks kasvatada, ma ei tea, kas ma kõiki jõuan, aga see on lihtsalt siuke, et siin on näiteks, nagu need pildid on lihtsalt nii ilusad. Chilli. Ja siis õpetab, kuidas chillit kasvatada. Ja siis siin näiteks rosmariin. Näiteks, kuidas rosmariini kasvatada. Ja kus tal sobib nagu elada. Ja mulle meeldib, et need jutud on nagu, põhimõtteliselt sama pikad nagu iga selle taime kohta. Mõnele on natuke pikemalt, kui see on keerulisem. Aga lihtsalt see, kuidas see kirjutatud on ja see on nii lihtne raamat lihtsalt, et tavaliselt, kui ma olen uurinud, kuidas neid maitsetaimi kasvatada kodus nagu pottides, siis see on alati nii keeruliseks tehtud ja nii kuidagi raske on seda infot igalt poolt kokku koguda, aga siis see ülihea. Nii et ma panin omale siia eile kirja, mis asju mul vaja on. Mis potte mul vaja on. Nii et võib-olla enne, kui me lähme, siis ma vaataks üle kõik need potid ja asjad. Ja siis, mis mul poest vaja ka on, et istutada neid asju, sest ma tean, et mul, vaatasin siin ekraani peal. Sest, et mul mulda on. Põhimõtteliselt mina hakkan siis kasvatama kõikidest nendest valikutest siin. Porgandi pealseid. Selline. Põhimõtteliselt see pidi siin tekstis ütles, et see on. See ütlesin, et vaata, see on hea näide sellest, kuidas saame toota uut väärtuslikku toitu taaskasutades toidujääke, mida me tavaliselt ära viskame ja seda täiesti tasuta. Otsad, mis sa poest ostetud porganditelt ära lõikad, pakuvad üsna pea hõrkum porgandi maitselist rohelist.
Porgandeid toiduks ette valmistades lõika veidi pikem otsajupp kui muidu, sest uued juured kasvavad külje pealt, mitte põhjast. 2,5 cm on piisav. Pane jupid lõikepoolega all taldrikusse vee sisse või potti, mis on täidetud hoolikalt kastetud kompostmullaga. Vett või mulda pane anumasse ainult poole peale. Aseta väikselisse kohta ja ära unusta iga paari päevad vett vahetada. Need alahinnatud lehekesed on hea vitamiini allikas. Vot, selline. Igal juhul ma panen siis neid porgandipealiseid, sest et minust nagu maitserohelist ei ole kunagi liiga palju, eriti kui ma näiteks lõikan ära, et siis ma saan alati sügavkülma ka panna ja ma saan alati teistele ka anda. Ma ei pea jätma selle endale kuskile sinna sügavasse lihtsalt seisma, et ma saan lihtsalt alati teistele ära jagada. Igal juhul. Mul on vaja porgandeid, sest mul vist ei ole kodus porgandeid, ma pean vaatama. Siis küüslauku, piparmünti, basiilikut, ingverit natuke, rosmariini, peterselli. Ja siis kui ma lähen aiandisse, on see koht aiand või? Igal juhul see koht, kus saab taimi osta. Kuna mul rõdu peal on ülihea koht, kus kasvatatud tomateid, siis ma tahaks, see põhimõtteliselt on reaalselt nagu kasvuhoone, et siis ma tahaks osta sealt tomatiseemneid, tegelikult võib-olla neid ma saan kuskilt ehituspoest või äkki Prismast või midagi, siis tšilliseemneid, maasikaseemneid ja siis mul oleks vaja lavendliistikuid ja siis kummeliseemneid. Ja siis pottide poolest ma mingid olen juba eraldanud ka selle jaoks. Ja siis ma räägin teile oma teisest projektist. Nii. Porgandite jaoks on kõigepealt vaja kõrget ja madalat anumat. Samas tegelikult võib-olla võib lihtsalt pottiga teha. Igal juhul, ma näitan. See raamatus mulle täiega meeldis, et siin on nii palju erinevaid nagu, siin on, et kust saada neid potte, eks. Nii, kõigepealt vaata ringi köögis, kas seal leidub midagi, mida sa ei kasuta, näiteks sobivad ilusad klaasid ja purgid, suurepäraselt pistikute ning varselleri ja lehtsalati taaskasutamiseks ning suur ahjuvorm herne võõrsete salveks. Ja siis siin on erinevaid viise, kus sa saad omal mingeid, mida sa saad kasutada selle jaoks. Siin on mingid oma tehtud potid ka taimebeebidele. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, äkki ma saan seda kuidagi ära kasutada, sest tegelikult oleks see päris armas ju, kui nagu siin ümber on see ja siis siin keskel on nagu auk ja siis nad kasvavad nagu pärjas. Siis mul oli selline purk, siis mul on see võidoos, mida ma tegelikult väga tahaks, ma väga kasutan seda. Ja mul on selline purk, see malmist pott, mis on täiega vana, ma sain selle vist äkki Margi emalt ja ma tahtsin seda kasutada juuretise saia jaoks, aga see on liiga väike selle jaoks. Nii et ma mõtlesin, et tegelikult nagu potiks, nagu lillepotiks sobiks üli hästi, sest nagu suht süke vana ka juba, just tema sai selle ka kuskilt kellegi käest, nii et nii. Ja siis siin on 2 sellist madalat alust, mida minu arust mul oli vaja nagu millegi jaoks. Igal juhul 2 sellist. Ja siis lähme korra rõdule, ma näitan seal ka. Mul on selline siin, see minust sobib üli hästi. Siis see natuke väiksem, see suurem, millel on vaja seda alust ja siis need siin, kuhu sobiks, ma ei tea, nagu siuksed maitsetaimed väga hästi. Nii et ma ei tea, kas nendest piisab, ma loodan, et piisab. Nii, ma paigutasin nad kõik ära. Täna on nii mõnus ilm kuidagi. Mulle täiega meeldib, et vahelduseks on vahepeal vihmast ilma ka. Ma näitan teile siis seda set-upi siin. Okei, ma praegu lihtsalt paigutasin midagi ära. Ma sain selle riiuli mu emalt, tal ei olnud seda vaja enam. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma panen selle siia rõdule. Sobib täiega hästi. Ja siis ma siia panin need väiksemad. Siia ma panin need ja siis siia selle, sinna maha need suuremad ja siis siia selle.
kuigi tegelikult see võib olla ju lihtsalt siin, teate, ma arvan, et see setup veel täiesti oleneb sellest, mis ma ja kuidas ma siia panema hakkan. Sest minust mingeid suuremaid tuleb veel nagu, noh, tomat ja mingid sellised, aga ma pean neid potte enne ostma. Mul oleks vaja seda nimekirja. Kas ma võtsin selle siia? Lähen võtame mu nimekirja ja vaatame, kas meil on kõik potid olemas. Mul tuli vahepeal meelde, et ma tahtsin kohvi teha ja see masin ei tohi siin seista mingi väga kaua. Nii et ma teen kohvi ära. Ja ma panin seda ka chocolate cookie siirupit, ma pole enne pannud, nagu näha, ma just sain selle. Ja siit oli vett, siit oli juures kohe. See ei olnud kaugeltki piisavalt palju. Aga okei, suva, ma ei viitsi selle kohvi peale praegu keskenduda. Ma märkisin kõik, või panin, oota. Ma panin enamustele need sildikesed siin peale, et millisesse potti tuleb milline. Siin on peal neil. Ja nüüd ma tean, et mul on vaja lihtsalt suuri potte. Mul on vaja avokaado, ingveri ja tomati jaoks suuri potte. Kas mul lavendli jaoks oli ja basiiliku jaoks ka oli. Ehk siis vaadake, kui armsad need on siin. Sain need IKEA-st. Seal oli öelda aega palju. Lavender, basiiliku olid, ehk siis avokaado, ingver ja tomat. Mul vaja lihtsalt tavalisi potte. Ma ei tea, kas ma täna jõuan. Sest ma täna lähen Sikupilli ja siis võtan sealt nagu kõik need mingid istikud. Vaatan, äkki ma leian mingid seemneid asju. Ja siis võtan sealt sellest kapist, mis seal on selle tekstiilipesuriga. Ja hakkan tekstiilipesuriga. Ma kohe näitan teile, mida ma tegema hakkan sellega. Siin on üks diivan. Siin on teine diivan. Siis ma teen selle diivani. Siis ma tahaks need toolid teha selle osa sealt. Igal juhul seda tegemist on siin suht palju selle tekstiilipesuriga, et ma võtsin neid, mis need ongi, tablette võtsin, et ma saaksin kõik ilusti puhtaks teha. Ma vaatan, äkki ma teen solimadratsi ka. Aga jah, need olid reaalselt kõik olid, või noh, see ja see olid kontoris. Nii et ma tõstsin need välja, teeb puhtaks. Need toolid lähevad mu ema juurde hoiule, sest et minul on need ja ma ei saa nendega mitte midagi muud teha. Ja jah, võtan selle välja. Igal juhul siin on uus diivan. Ja vaikselt hakkab siin looma ka, ma pean selle veel ära värvima siin. Panin siia vaiba kontorist, siin see tumba, minust see tumba läheb nii hästi kokku siin sellega. Igal juhul palju toimetamist ja tegemist. Selle riiuli tegin ka ümber. Sobib selle diivaniga paremini. Ja ma nii ootan juba. Ja siis ma ei tea, müün ära need 2 diivanit siin ja lihtsalt tahaks juba tühjaks saada seda kogu teemat siin, kogu tuba. Ma jõudsin koju, ma vahepeal ei filminud, aga mul oli mega kahtlane taksojuht just. Ta oli mingi, ole siis tubli tüdruk ja kallista oma last ja sõidu käigus ta mingi rääkis oma pereprobleemidest. Ta rääkis oma pereprobleemidest mulle, et ta oli oma emale hooldaja ja et ta hoolitseb praegu oma isa eest ja ta ei saa kuidagi panka minna, sest pärast nagu pangas arvatakse, et ta on nagu mingi pettur, nagu üritab vanalt inimeselt mingit raha välja nõuda või midagi. Ja siis
ja siis ma olin mingi, aga miks sa siis kohtusse ei lähe ja nagu taotle seda, mis see nüüd ongi see mingi hooldaja või noh, see, et sa oled, eestkostja, vot eestkostja. Siis ta oli mingi, no seda ma ei saa ka teha ja see on veel hullem probleem, sest et ma olen ju kriminaalkorras karistatud ka. Ja siis ma olin seal taga mingi... Üliasi, mida öelda noorele naisele, kes istub sulle tagaistmel, et ta saaks minna koju. Väga kahtlane. Teen selle masina. Ma näitan lõpuks, mis ma siis poest ostsin. Ma ostsin natuke rohkem, kui mul vaja oli, sest et ma käisin Prismas. Nii et ma ostsin toidu asju ka. Ma ostsin vanilli, suhkur, šokolaadi, võid, muna, pruunisuhkurt, saia, need Cafebo ube ja siis uus sulatatud juust tuli välja, cheddari chili. Sulatatud juust, ma tahaks täiega seda proovida. Kõht on nii tühi ka. Ja siis selle, siis tulid need tabletid, porgandid, küüslaugud kastmiseks. Siis siin on petersell, chillid, mis see on, tüümian, basiilik, piparmünt ja tomaat. Ja siis, kas midagi oli veel, midagi rohkem vist ei olnud. Igal juhul, ma arvan, et ma teen omale süüa nende asjadega siin ja joon mu kohvi ära, mis ma jätsin kuskile seisma ja siis ma hakkan sellega siin tegelema. Ma otsustasin, et ma lihtsalt proovin seda saia koos sulatatud juustuga, sest et pann on pesus. Nii et vaatame. Mul on üks nuga, sest et kõik teised on pesus. Nagu sellest hunnikust siin näha on. See lõhnab päris hästi. Ma ei usu, et see väga spicy on. Arvestades seda, et ma söön kohati väga vürtsikaid toite, kui ma just vürtsi peale panen, siis ma väga kahtlen, et see spicy on. Ma ei tunne midagi. Vürtsikas. See ei ole vürtsikas. Kui sa vähegi vürtsikaid asju sööd, siis see ei ole vürtsika. Aga see maitseb üli hästi. Ma söön oma saia ära ja siis ma hakkan tegutsema, aga nii kaua ma istun. Ma ei tea, kus mul kohvitass on. Tundub, et Mark pani pessu selle. Ma pean uue kohvi omale tegema. Nii, mul juba läks sinna vett, aga esimene on see. Nüüd ma natukene kahtlesin, kuidas seda teha, aga see on nii nice, et siin on kohe siin külje peal on see õpetus, kuidas seda teha. Nii et esimene asi ma pean siia sisse vett panema. Nii et ma panen teid. Oota, ma tahan oma tripodi. Tegelikult selle masinaga pidi ka kaasa tulema 2, ma ei tea, kas te näete mind, aga 200 puhastustabletti ja ma võtsin ainult 4.
ja ma praegu mõtlen, et miks ma ühestki asjast ei teinud enne pilti. Aga kell on, ma olen umbes 2 tundi seda teinud. Ma olen teinud 1, 2, 3, 4 asja ja siis 5 tooli. See on väga hull töö. Aga samal ajal ma mõtlesin, et vähemalt ma ei pea reaalselt tööl olema. Nii et ma pigem teeks seda siin, kui läheks tööle. Nii et ma olen 2,5 tundi teinud seda pühas vaikuses. Ma nüüd panen kõrvaklapid pähe ja kuulan reaalselt midagi. Sest et see masin on nii kõva, et ma ei saa telekast nii käiva panna, ma ei kuule midagi. Aga nendel on nii hea see heli, mis iganes, helisummuti, mis iganes, mis isegi lennukis, ma ei mäleta, kas Itaaliasse minnes või tulles, igal juhul minu taga täpselt istus üks väike laps, kes röökis. Mul jäi mõte täiega pooleli. Igal juhul need kõrvaklapid summutasid niimoodi ära, et ma ei kuulnud ei teda, ei lennukit, ei mitte midagi. Nii et ma panen need ja siis teen selle viimase ja siis korra puhkan ka. Panin kaamera käima, ma olen siuke tunne, et ma armastan. Ilmselgelt õhtu on juba. Ma tegin selle teise või selle sinise diivani siin. Veel ühe korra. Siis selle heleda diivani ka. Ma arvan, et toolid on tehtud ja siis see lasin olla. Ma saan homme hommikul veel teha ühe korra. Aga ma tahtsin näidata, mis ma omale õhtusöögiks tegin. Mul oli isu hästi kiire siukse koorese, kreemise, juustuse toidu järgi, aga midagi, mida ma ei pea tegema mingi tund aega. Põhimõtteliselt panin toidukoore koos paprika, tšilli, basiiliku, soolapipraga potti, lasin veits kuumaks, siis panin natukene sulanud pelmeenid ka, segasin ära, panin juustu ja see tuli täiega hea. Ja ma olen nii elevil, et seda süüa. Ma olen seda kreivinud reaalselt viimased mingi 3 päeva äkki. Ma küsisin chatilt, et mis saaks nagu kivide asemel, sest ma reaalselt ei viitsi ehituspoodiga kuskile minna. Ja siis ta soovitas Lego plotsid. Nii et kui kellelgi on sama siis teoorias nagu ma mõtlesin ise ka, et Lego plotsid oleks nagu, et see saaks. Aga see mõte sellest, et ma panen nagu, et ma kasvatan oma taimi selles nagu plastiku, ma ei tea. Wow, nüüd ongi need samad seelned, mis seal kauna seest saab. Esimene on siis chilli, mida ma muulda panen. Ma võtsin kõige kangema, mis seal ehituspoes või seal Prismas oli. Nii, siin on minu väga segamini lõpptulemus. Siin on 1, 2, siis seal all on basiilik äkki nendes, petersell, mida ma istutan paari päeva pärast, chillid, tomatid ja siis siit hakkavad tulema need porgandipealsed, küüslaugud ja siis nendesse ma panen chillisid ja või tomateid. Siis siia kõrvale panin oma selle
mulda on siin veel, küünlaid panin siia taksega õhtusega istuma tulla. Niimoodi, et küünlad ja siis need valgused ja asjad tulevad. Kastekannud asjad on siin kõrval, mida saan kohe kasutada. Mulda jäi üle. Nii et ma tegelikult mõtlen, et tahaks mingeid siukseid suuremaid potte veel või mingeid taimi veel. Ja võib-olla nendes lillekastides, sest et see on siin, ei ole mingi maailma kõige esinduslikum. Aga ma loodan, et siit vähemalt lihtsalt tuleb midagi ja kui ei tule, siis on mis on. Nii et näeme, kui hakkab midagi tekkima. Ma nii kaua üritan neid võimalikult palju elus hoida. Ja siis siinpool mõtlesin, et üldse ei taha seda tekkida, see on nii mingi vana ja nii, siis siinpool on meil see diivan, see võltstaimeke, siin oli juba peegel ja mulle tegelikult isegi meeldib, et siin peegel on. Teeb seda siin natuke suuremaks ja laud, toolvärki, need asjad on siin üle. Ja selline ongi meie rõdu. Mart läks just tööd tegema ja ma vaatan siin, et õhtuks lubati õiksetormi ja tundub, et see vist algab. Wow. See vaade on nii rets, mis meil on nagu. Mul on ikka veel mu mask peas, ma reaalselt arvan, et ma jätan selle lihtsalt õhtuni jamal. Aga siin on nii pime, sest et õues on väga pime. Sest et see mingi vihma äikse, mis iganes torm tuleb ja mul on nii hea meel, et ma saan tõesti terve päev kodus olla ja ma ei pea kuhugi minema. Aga ma hakkan tegema õhtusööki ja ma hakkan tegema küpsiseid. Ja ma kohe vaatan, mis retsepti järgi. Ma pole nii ammu YouTube'i ka vaadanud teiste nagu videosi. Nii et mul on väga palju asju, mida ma olen siia tagataustale panna. Nii, ja tavaliselt, kui ma teen midagi nagu uut süüa või küpsetan tähendab, siis ma teen ühe YouTuberi nagu retsepte. Ja ta lehekülje nimi on Preppy Kitchen. Ja tal on ülihead retseptid. Kuigi ma tavaliselt panen natukene vähem suhkurt, kui temal siin kirjas on. Aga tavaliselt kõik need, kõik retseptid, mis ma olen temalt proovinud, on olnud väga head. Ja ma olen neid küpsiseid teinud vähemalt 10 korda. Ma kuidagi nii ootan, et vihma peaks sadama juba ja äikest löömast. Ma olen nii kaua oodanud sellist suve tormi. Ja ma süüa teen sealiha koos brokoli, küüslaugu ja ahjukartuliga. Ja ma tegelikult tahaks sinna kõrvale veel seda avokaadot ka. Aga ma vaatan, sest ma peaks ütlema, et Mark tooks poes, sest et ma ise ei viitsi küll poodi minna. Aga ta juba käis ühe korra poes. Aga temast ta teeb tööd praegu, nii et äkki ta viitsib minna. See on siis see lehekülg Preppy Kitchen. Ja tavalised chocolate chip cookies. Ja tulevad nii head alati. Ja mul on asjad olnud siin väljas reaalselt mingi eilsest saati. Ma tegelikult tahtsin eile juba teha. Nii et ma hakkan tegema ja need asjad on kõik mõnusad soojad ka, see pehme. Ma pole nii ammu saanud normaalselt küpsetada, sest mul pole lihtsalt aeg olnud ega jaksu. Ja nüüd kui mul on, siis ma tahaks täiega hakata mingeid uusi asju ka küpsetama.
see liha on nii hästi, see on Solarisest. Mis liha see on? Brasiilia XXL grill steak. Need on ahjus. Liha on valminud. Ma hakkan tegema... See näeb üli hea välja. Jaa. See pole vaja isegi väga palju ahjus olla. 15 minutit. Tore. Ja ma hakkan küpsisid tegema. Ja siis Marko ostis Solarisest neid soolakurke ja need on nii head, aptikene. Täiega värske ja hea. Mitu päeva on jälle möödas. Just siis, kui see auto hakkab. Väga hea. Mitu päeva on jälle möödas. Täna on reede. Nende diivanitega ma ühe panin kontorisse tagasi. See hele läheb prügimäele. Tumeda selle nahast, ma müüsin ära Marketplace'is ja läheb ka ära. Aga ma pole väga viitsinud midagi muud teha. Või mitte ma pole viitsinud, vaid lihtsalt mul on olnud teisi asju ka teha. Aga täna on reede. Ma hakkan varsti tegema muffineid, sest et me läheme õhtul kella 6 Margi vanemate juurde ja siis ma tahaks midagi sinna kaasa teha. Midagi oli veel. Ma varsti lähen. Ma panin põhimõtteliselt ennast valmis. Mul on täna seelik ja selline bluus, aga ma just tahaks midagi siia peale panna, sest ma pole kindel, kui külm õues on. Aga mul on juuksed pärjad, meik tegemata värki. Ja ma hakkan nüüd hommikusööki sööma alles. Kell on 11, aga mul lihtsalt oli pikk hommik. Ja ma näitan ruttu, mis mu lemmik hommikusöök on olnud. Võtta juuretise saia, siis sinna peale cheddari ja chili seda uut toorjuustu ja siis sinna peale muna ja siis chili pulbrit veel peale ja see on nii hea. Muidu panen avokaadot ka, aga ma ei tea, ma täna ei viitsin üldse, nii et täna jääb lihtsalt nii. Täna on pühapäev ja ma ei mäleta, mis päevad ma need asjad kasvama panin, aga saate aru või? Need juba kasvavad siin. Veel on tulnud. Esiteks mõlemad tüümianid siin juba kasvavad. Siis siin all on basiilik. Juba kasvavad. Ma olen nii üllatunud. See tegelikult täiega vaja panna. Ma ei tea, kas seda enam saab panna. Proovida, aga ma ei tea, mis siin neile puti vaata või. Siin ei ole veel midagi. Peaks mulda äkki natukene neile peale panema. Nii, tomatites ei ole midagi. Siis näe, porgandites need pealised juba siin kasvavad. Ja siis küüslaugus on üks see siin ka kasvamas. Ja siis mul on mulda asju. Ma ei arvanud, et nii kiiresti üldse hakkavad kasvama. Teate, ausalt öeldes, see, kuidas ma seda tegin, ma ei arvanud üldse, et nad hakkavad kasvama. Ma täiega ootan seda piparminti siin. Aga ma kastan neid enne, kui me maale läheme. Sest et kui siit see päike hakkab lõõmama siit aknast sisse, siis siin läheb väga palavaks. Ma vaatan äkki, ma teen selle siit lahti üldse. Okei, ma ei saa vist ühe käega teha. Akna lahti, et õhk käiks ringi. Muidu siin läheb nii palavaks. Aga ma natuke sprein ja siis jätan nad siia ja siis õhtul vaatan uuesti üle. Ma põhimõtteliselt olen neid mingi 2 korda päevas käinud siin spreimas ja või kastmas. Kastekannuga nagu. Ma loodan, et ma midagi üle ei kasta. Eks me seda saame teada, kui ma olen juba selle vea ära teinud. Aga
kuna enamustel nendel pottidel siin ei ole seda äravooluauku ja ma panin ainult kruusa, siis ma ei taha, et sinna põhja väga palju seda vedelikku koguneks. Sest et muidu läheb see mingi hallitama ja noh, see ei ole juurtele väga hea. Ma nii loodan, et need chili ja tomatid lähevad. Ma arvan, et praeguseks, basiilik tegelikult on suht nice, ma loodan, et see läheb. Aga mingi tüümian ja värki. Need on nagu terves sellest valikust siin kõige mõttetum. Või midagi, mida ma kõige vähem nagu ootasin. Nii et käsi väsib ära. Täna on esmaspäev ja enne mu hääl on võib-olla veider, ma olen natukene haige. Ma olen siin kõikvõimalikud viirused omale külge saanud, mis on olnud kuskil saadaval. Ma teen rõdu lahti. Me käisime eile maal ja siis ma sain mõned taimed meile siia juurde, mille üle ma olen väga elevil. Nii et ma näitan teile seda praegust seisu. Ja ma ei tea, ma ei usu, et ma seda videot nüüd kohe niimoodi töötlema hakkan. Ja igal juhul, ma ei tea, millal iganes ma selle video üles panen. Ma teen siis enne seda, kui ma üles panen mingisuguse järgu sellele, järk. Igal juhul mingi klipi sinna juurde, et mis seis siis on. Aga ma näitan teile, siin on nii palju muutusid toimunud, ma olen nii üllatunud jälle. Teeks, see tüümi on siin, oli tüümi on ja see on siin veel rohkem kasvanud. Uskumatu. Siis maalt me saime 3 maasikaistikut, mis on imetore. Ma loodan, et nad lähevad kasvama. Siis siin oli basiilik. Basiilik kasvab ilusti. Hoian neid siin niiskes. Ma ei tea, ma ei ole seda ikka veel ära istutanud. Ma ei usu, et see läheb enam. Aga samas ma ei tea. Ma proovin, ma panen mulda, vaatame, kas läheb. Siis need porgandid siin, nemad ka vaikselt ikka kasvavad. Ma ei tea, tema vist ei hakka. Kui ei hakka, ma viskan minema. Aga noh, temal tundus ka, et ei hakka, aga siis siit üks tuli ülesse. Nii et vaatame, mis sellest saab siin. Tomatitel ei ole veel midagi, chillidel ei ole veel midagi. Ja siis siin need küüslaugu pealsed, võt nemad küll siin jõudsalt kasvavad. Või noh, temal vist siin. Äkki peaks seda siit nagu natukene rohkem ära koorima. Igal juhul. Tema siin ei ole ka veel, natukene rohkem katki. Äkki hakkab paremini siis. Aga no, need 2 on küll. See tuli 1 ööga siin, mis on uskumatu. Nendes ei ole siin midagi. Ma arvan, et ma selle teen tühjaks üldse, ma ei tea, ma vaatan. Siin ei ole seda õhu või seda auku, noh ilmselgelt see on cooler. Aga ma vaatan, ma mõtlen. Siis siin, mida ma kavatsen Solliga siia istutada, sest et ma tean, et ta tahaks kindlasti osa olla sellest, on 2 tomatitaime. Ja ma olen nii õnnelik ja nii elevil nende üle. Ma loodan, et siit varsti hakkab midagi äkki tulema isegi. Aga ma oma sellest raamatust lugesin, et nad peavad olema eraldi pottides. Nii et siin on 2 tükki. Need saime maalt. Issand, need lõhnavad nii hästi siin. Ja siis siin on süke väike katsetus. Ma ei tea, kas ta nüüd läheb, aga sellises potis, mille ma maalt laenasin, on 2 kartulitaime.
mis on kasvama läinud ühest kartulist. Nii et vaatame, kas ta läheb siin. Ja minu arust ta sobib siia nurga peale nii hästi. Ma tahaks sinna laua peale ka midagi panna, kui mul läheb veel midagi kasvama. Ja võib-olla sinna taha äkki, igal juhul. Tahaksin natuke korda teha või kuidagi ilusamaks teha, sest praegu on siin natukene, ma ei tea, kuidagi suvaliselt need asjad siin. Aga need taimed, ma läksin jälle mingitele teistele teemadele. Taimed, ma olen nii õnnelik nende üle. Ma loodan täiega, et nad kõik lähevad kasvama. Aga eks me näe, kui ei lähe, siis tean järgmine aasta paremini, mida teha. Aga tundub, et neile siin jutu peal väga meeldib. Ma loodan, et see tema läheb ka. Piparmünt. Igal juhul. Praegune seis siis siin. Vaatame paari nädala pärast, kuhu jõudnud oleme. Ma ei tea, kas ma näitasin seda lõpptulemust, aga siin ta on. Meie lõpptulemus, siin on need liistud, mis me peame veel panema. Et see näeks sealt ülevalt igalt poolt, sealt äärest värki. Näeks ilus välja, aga siin ta on. Ja tegelikult, ma ei tea, päris ilus. Jah, väga siuke, ma ei teagi, kas ta nüüd on tagasihoidlik või on ta out there, sest et siin on suur muster. Aga siit tagant tundub veits nagu siuke tapeet, et see ei tundu nagu see odav paneel. Aga kui keegi teeb järgi, ma ei kujuta ette, miks keegi peaks seda ideed ausalt olles järgi tegema, aga kui keegi teeb, siis ma soovitan, et värvige need plaadid kuskil põrandal või kuskil enne ja siis pange seinale. Sest et seina peal on oluliselt nagu, kuidas ma ütlen, mis see sõna oli? Sest et seina peal on oluliselt keerulisem neid värvida. Põrandal oleks olnud lihtsam. Aga noh. Jah. Ja siis ma nalja pärast panin need imepisikesed pildid sinna seina peale, mille me leidsime garderoobist või tähendab panipaigast. Nii et, aga ma võtan nemad siit ära, panen siia mingid ilusad, nagu tahaks siia sükseid piklikuid. Ja võib-olla üldse panna siia selle stick-on wallpaperi. Ma ei tea, ma mõtlen, ma tahaks siia taha panna neid stick-on tiles'e. Et siin oleks nagu siuke ütlane ja siis sellel tuleb jalad. Igal juhul palju on teha veel. Aga me oleme palju teinud ka. Teate sellest, kui ma pidin tegema muffineid, on möödas, ma ei tea, ikka päris mitu päeva. Ma ei jõudnud ikkagi neid muffineid teha. Aga ma just hakkasin tegema. Ja siis ma mõtlesin, et ma näitan teile, kuidas ma teen ise oma neid muffine, neid vorme või paberi, neid asju, mis sa paned siia sisse, eks. Sest et üks hetk mul ei, sest et mingi hetk, kui ma tegin muffineid, siis mul ei olnud neid korvikesi. Ja siis ma mõtlesin, et kuidagi peab ikka saama ju küpsetuspaberist teha. Ja mul oli õigus, saabki. Nii et, ehk siis ma lõikasin ühest küpsetuspaberi lehest sellised väiksed nagu ruudukesed. Need ei ole mingi millimeetri täpsusega. Ja siis nüüd ma võtan ühe ruudukese. Teen selle pooleks. Siis teistpidi pooleks. Ja seda lõikamist ma nüüd nagu proovin võimalikult täpselt teha. Aga siis, okei, see läks. Nii, põhimõtteliselt tegid selle pooleks, eks. Siis lõika siia pool, nagu poolele teele, mitte terve see volt ära. Ma ei oska üldse seletada. Oota, ma proovin uuesti. Nii, ma proovin uuesti.
võtad ühe ruudu, teed selle pooleks. Siis siit poole pealt selle poole pealt lõikad siia nagu poolele teele väikse siukse lõhiku või vahe sisse. Siis keerad teistpidi ja teed niipidi. Samalt joonelt, kus sul need lõhikud on, et ei ole kuskilt nagu ebavõrdselt. Põhimõtteliselt teed mingi plussi või risti või mis iganes. Ja siis samamoodi lõikad lõhikud niimoodi, et see lõpuks on ruut, millel on siin need jooned sees. Ei ole väga hästi näha. Appi ma ei oska üldse seletada seda. Igal juhul. Ja siis väiksed lõhikud siin lõppudes. Ja siis ma võtan natuke võid, mis on siin sulanud. Panen selle või sisse ja siis siia kinni. Sest et muidu ta ei jää, ta lihtsalt tuleb ära. Kõik on sellised ja minu arust see näeb nii palju armsam välja, kui sa teed nagu suured muffinid või cupcake'id, kui sul on sellised nagu, sest näevad välja nagu need oleksid nagu päris kohvikust. Ja ma ei tea, kas ma siin haigena nüüd, ma ei tea, kas ma siin haigena nüüd hammustan omale Ma ei tea, kas ma siin haigena nüüd hammustan omale liiga suure ampsu. Hakata siin mingid cupcake'e ja asju vorpima, aga ma lihtsalt täiega tahaksin. Ma ei ole nii kaua saanud normaalselt küpsetada ja teha, et nüüd on see moment, kus ma tunnen, et mul tegelikult täna on veits energiat, ma tahaksin, nii et ma teen seda. Praegu ma tegin selle siin valmis, ma jätan need asjad siia kapi peale ja siis tegelikult ma tulen selle juurde natuke hiljem tagasi, sest et mind ootab ees üks Zoomi kõne. Ja siis pärast jätkame. Ma ei suuda uskuda, et mu tomatid päriselt läksidki kasvama. Ja nii kiiresti. Ja nii palju. Uskumatu. Ma nii ootan, et chillid läheksid ka. Teate, ma ostsin Solarisest eile vist äkki. Ma ostsin ingverit, sest et mul tuli meelde, et ma tahtsin ingverit ka potti panna, sest et sellest tulevad, põhimõtteliselt see töötab samamoodi nagu kartul. Et see paned potti ja siis siit tuleb nagu suur tükk ingverit. Ja seda umbes mingi 7 kuu pärast ja kuna meil toas nii soe, siis ma mõtlesin, et ma proovin, mis siis, et see läheb nagu suht talvehooaega ja talvel saada nagu oma kasutatud ingverit tundub väga nice. Ja ma lõpuks need peterselli seemned viiskasin minema, sest et ma jõudnud neid õigel ajal potti panna. Nii et ma vaatan siin kõik oma, oh my god, ma vaatan kõik oma need üle. Ja ma ei suuda uskuda, et mu tomatid juba lihtsalt niimoodi tere, ja nad lihtsalt ongi elus nüüd. Nii et ma siin kastan, toimetan, istutan ümber ja mõtlen, kuhu ja kuidas ma panen ja jep.
Kuu aega on möödas. Vaatame, millised on meie maitsetaimed. Arvestades mu varasemat kogemust üritades kasvatada maitsetaimi, siis mul ei olnud palju usku sellesse kõigesse. Aga ma pööran kaamera ümber. Ma näitan teile, millised on olnud need edusammud ja siis võtame korra momendi ja koristame ja teeme selle kõik siin uuesti korda. Kastame taimi, tõmbame natuke lapiga puhtaks ja üldse organiseerime siin natukene. Selline on üldmulje. Siin on paar uuendust tulnud. Ilmselgelt on siin väga palju kasvanud sellest, mis siin enne oli. Aga võib-olla alustame kohe siit kõrvalt. Siin peal on mul ühes väikses potikeses poest ostetud salat, mille suured lehed ma kasutasin ära ja siis ma panin ülejäänu siia sisse, sest ma mõtlesin, et tahaks proovida, et kas see läheb kasvama. Ja üllatus, see läkski isegi päris kiiresti kasvama. Ja nüüd ta siin istub ja ma ootan, et need läheksid natuke suuremaks veel või siis mul on järgmiseks nädalaks planeeritud meil söögiks burgerid, nii et ma mõtlen, et ma kasutan neid äkki siit. Siis see pott on mul ikka veel tagavaraks. Ma olen siia unustanud ühe surnud maasika. Sellest kohe räägime. Siis need küüslaugud siin, teate, see oli siin üks parimatest asjadest, mis ma oleks saanud kasvama panna. Esiteks, see on nii lihtne. Teiseks, see on nii mõnus, kui saab võtta lihtsalt, teen mingi toidu valmis ja ütlen Sollile või Margile, et kuule mine võtta rõdult natukene seda sibulat sealt ja siis meil on nii maitsev, nii värske enda kasvatatud sibul kohe toidu peal olemas. See on lihtsalt imeline. Ja kindlasti ma tahaks seda veel ka teha, et nii palju kui ma jaksan. Võib-olla mingi teine pott, nagu päris lillepott, vaata. Me oleme siit väga palju lõiganud, väga palju võtnud ja see kasvab kõik uuesti tagasi. Siin kõige üleval. Siin on salat, mis Margi ema ja spinat vist, mis Margi ema saatis maalt. Ja teate, ma vist keerasin selle natuke untsu. Ma arvasin, et sellega saab teha sama asju, mis sellega siin. Aga ma panin selle eile siia potti ja teate, mul on siuke kahtlane tunne, või see üleeile. Aga mul on kahtlane tunne, et tema ei võta omale siin juuri alla. Et äkki ma oleks pidanud lihtsalt vette panema. Ma ei tea, ma loodan, kui ta ennast natuke paremaks ei võta, et siis ma muidugi proovin need ära kasutada enne, kui halvaks lähevad. Siin kõrval on meil 2 potti piparmünti. See on siin, mitte nii hajutatud igale poole siia potti, kui ma kuidagi oleks lootnud, aga piparmündi iseloom on selline, et kui ta kuskil kasvab, siis ta läheb väga kiiresti nagu igale poole tema ümberele, et siis ta levib. Mis levib? On korra. Ja see me lõhnab väga hästi. Enne, kui need väiksemad olid, siis ma kusjuures nii hästi seda lõhna siin ei tundnud. Aga liigume allapoole ja siin on minu rõõm. Siin on basiilik, mida on nii palju. See on nii lihtsalt elujõudu täis ja seda on nii meeletult palju, et kohe kindlasti ma jagan seda teistele ära või siis võtan siit ühe poti ja siit teise poti ja jagan ära. Ja kusjuures mul oli siukene mõte, et meil vastasmajas, meil läks ükskord jalgpallipall. Läks nende nagu väravaga piiritletud hoovi ja siis me Solliga muidugi. Ja siis me helistasime suvalisele numbrile, et et äkki keegi saab meid sinna hoovi lasta, et me võtame selle palli ära. Ja siis meile sattus üks Inglismaalt pärit vanamees, kes oli nii tore ja nii armas. Ja siis ma mõtlesin, et ta nagu see, et ta aitas meid, et siis ma võib-olla küpsetaks talle midagi ja siis, et me viiks talle ühe selle värske basiiliku, mida ta saab siis, ma ei tea, kas talle meeldib. Ma loodan, et talle meeldib. Et mida ta saab siis edasi kasvatada natuke aega ja siis panna kas kuskile võileiõde peale või toidu sisse või ära kuivatada, sest basiilik on nii siuke universaalne taim, et sellega on peaaegu alati midagi teha, et see annab nii palju seda maitse sügavust juurde, kui see kuskil toitude sees on. Aga jätkame. Siin on minu maasikataim ja nagu te siit näete,
on siin 2 maasikat. Nad ei ole väga, ma vist peaks panema nad nagu rohkem päikse kätte, aga teate, no need maasikad küll siin väga ei läinud. Et võib-olla see oli lihtsalt selline istik, mis ei läinud väga, aga noh, ma ei teagi, mida temaga teha. Ootan ära, kuni need maasikad punaseks lähevad ja siis panen siia äkki midagi muud. See siin, mu chilli läks lõpuks ometi kasvama. Tema siin kasvab väga jõudsalt ja ma arvan, et ma peaksin ta võib-olla nüüd hakkama ümber istutama. Aga siis need tomatid. Need tomatid on olnud täpselt sama suured viimased, ma ei tea, 2 nädalat äkki. Need hakkasid väga kiiresti kasvama. Aga millegipärast edasi nad ei kasva. Nii et ma pean panema sinna tehisarusse ja siis vaatama. Mul ei ole õrna, mida ma edasi peaksin tegema või kas nad kasvavad edasi või kas ma olen midagi untsu keeranud. Igal juhul. Ma pidin nemad siin panema natukene allapoole, aga siin on 2 kohe, lennuk läheb üle. Siin on 2 oreganot, ei tüümiani tähendab. Oregano, miks ma kogu aeg arvasin, et see on oregano. Ja see lõhnab nagu mega hästi. Ja sellega samamoodi, ma ei tea, kui kõrgeks ta peab kasvama, aga ta on läinud väga ilusti kasvama. Ma olen väga üllatunud, et see selles keeksi vormis siin reaalselt nagu elab. Aga ta oli enne mul siin kõige kõrgemal riiulil ja siis ma sain aru, et see päike oli natuke liiga nagu tugev ta jaoks, siis ma panin ta siia alla. Ja ma arvan, et ta siia alla ka jääb, et muidu ta vajus hästi kiiresti ära ja oli üldse natukene siuke lompakas, aga minu arust see on nii armas, et see on nagu siuke ringikujuline, vaata. Ma ei mäleta, ma näitasin küll ühes klipis seda, mis ma siia panin. See on näeb roheline välja sellepärast, et mingi hetk siin Tallinnas igal pool lendles neid valgeid tükikesi, eks, ja mul tuli rõdule ka neid ja kõik mullad millegi pärast on siuksed veidrad rohelised. Ma arvan, et ma peaks selle kihi nagu maha kraapima ja panema uue värske mulla äkki. Igal juhul. Ja siin läks mu väikene ingverikene läkski siin kasvama. Ma olen nii õnnelik, ma kogu aeg mõtlesin, kassin, mõtlesin, et huvitav, kas ta läheb ikka, täiega lootsin, jälgisin ja siis paar päeva tagasi avastasin, et siin ta on ja ma nii ootan juba, et näha, kas talle tuleb see suur taim ka peale ja tavaliselt ma panen pildi, milline peaks olema see ingveri õis. Siis siin kõrval on mu väga uhked tomatitaimed ja kui te siit nüüd lähedalt vaatate, siis te näete ka, siin on teine ka juurde tulnud. Ja 3. Ma nende tomatitega, mingi hetk ma vaatasin kellegi, ma ei mäleta, kas see oli Instagramis või kuskil, aga ma vaatasin kellegi videot ja siis nägin, et tomatitaimed peaks kasvatama madalale, sest et nendest karvakestest tulevad juured, nad õitsevad, siit varsti arvatavasti tuleb väga palju väikseid tomateid, mille üle mul on lihtsalt super hea meel ja ma olen nii elevil ja see rõdu siin kõik lõhnab nii hästi. Ja kui keegi mõtleb, et mida värki, miks sul on mingisugused viltused küünlad, see on nii veider, siis teate, ma olin ise täpselt sama üllatunud, kui ma nägin neid siin rõdu peal on lihtsalt selline eripära, et kui need klaasid on ees, mis meil siin on, siis siin läheb väga kuumaks, kui näiteks meil konditsioneer töötab, siis konditsioneer siit tuleb meile otse rõdule, klaasid on ees, päike tuleb sisse ja siin on meeletu palav. Siin on kartulitaim ja kui ma nüüd peaks ütlema, kui pikk see oli, no kui ma selle maalt tõin niimoodi eksperimendina, siin on mu trendi tegemisse, aga kui me selle maalt tõime eksperimendina, et võtuks siia alla tuleb kartuleid, siis oli see umbes nii pikk, võib-olla 30 centimeetrit, see siin kõrval oli veel lühem ja siis praegu on siia veel üks selline juurde kasvanud, aga nüüd see on kasvanud nii pikaks. Ma ütleks, et võib-olla täpselt meeter, nagu meetri pikkuseks ja siia otsa on tulnud sellised lilled, mis on nii armsad ja on ka kasvanud väga pikaks. Ma ei tea,
kas see kasvas pikaks sellepärast, et tal ei ole seal potis, et tal ei ole seal potis ruumi nagu neid kartuleid kasvatada ja siis sellepärast see viskab nagu pikkust ülesse või miks. Aga siin on ka väga palju neid. Aga nüüd see tuur on tehtud. Ma arvan, et ma hoian teid kursis oma Instagramis veel. Panen sinna pilte, kui basiilik kasvab ja siin midagi veel peaks juhtuma või ingver näiteks läheb täitsa kasvama ja see lill tuleb peale. Või kui ma peaksin midagi juurde saama. Tegelikult need chillid ka ju peaksid veel kasvama minema. Kuna mul elutuppa paistab tegelikult väga palju päikest ja mul on hästi soe, siis ma teoorias, ma arvan, et ma reaalselt saaksin tomateid kasvatada selle aasta läbi. Nagu kohe akna ees. Aga vaatame. Et võib-olla ma sügisel tahan üldse pausi sellest taimemajandusest siin. Väga loodan, et teile see video meeldis, sest et mul oli nii tore kuidagi näidata mingeid erinevaid projekte omal siin kodus ja kasvatada neid taimi teiega koos algusest kuni ma ütleks, et praegu mingi keskpaik, mitte algusest lõpuni. Ja kui sa tahad veel selliseid videosid näha, siis anna mulle teada, subscribe'i, hakka jälgijaks. Vaata mind üle Instagramis, ma postitan sinna oluliselt tihedamini, kui ma postitan YouTube'i või kui ma üritan YouTube'is ka olla nüüd natukene rohkem järjepidev. Ma lähen filmin nüüd ülejäänud oma päeva ühe teise video jaoks ja näeme juba järgmine kord ühes nädala vlogis.